Tere õhtust, jah, mul on mõnevõrra keeruline olukord, et päeva viimane esinemine ja teemal, milles ma kindlasti ei ole ekspert. Tõsi küll, sisseränne on teema, kus ausalt öeldes igal inimesel on arvamus ja ta on teema nagu umbes nagu haridus, riigieelarve või mingid muud asjad, kus igal inimesel on mingi oma arvamus ja kõik arvavad, et on eksperdid. Ja eelnevalt siin keegi ütles, et meil on väga selline 1 või 0 arvamus Eestis prevaleeriv, et digitaalne ühesõnaga. Ma ei ole nõus sellega, minu arust meil on rohkem see 50 halli varjundit. Et igal inimesel tegelikult see arvamus on erinev, ta võib kalduda ühte või teise nurka. Ja ma kavatsen siis esitada mingisuguse oma nägemuse või oma arvamuse sisserände kohta ja ma teen seda oma positsioonilt. Lähen, kuidas mina seda näen ja mis mind nagu puudutab sel teemal. Ja jõuan välja ka Swedbankani siis pigem nagu Rootsi näitel, mitte niivõrd Baltikumis ja pigem nagu positiivse poole pealt siis. Ja nii. Ühesõnaga räägin kõigepealt sellest, mis on nagu selle sisserände taust, sest et minu jaoks ränne ise omaette nähtus ei ole üldse nagu niivõrd oluline, et seda on ennem ka toimunud. Majanduslik taust, mis on minu kui pankuri jaoks oluline. Teiseks, mida see sisseränne ennast kujutab, et on ta siis võimalus, millal ta on võimalus, millal ta on oht. Siis ma lõpuks räägin, mis on meie enda kogemus ja nagu ma ütlesin ette ruttavalt, et see on positiivne selgelt. Nüüd, pärast 2008. aastat ei ole tegelikult maailma majandus kasvanud, arenenud riikide majandus ei ole kasvanud ja viimase paari aasta jooksul me näeme tegelikult ei kasva ka arenevate riikide majandus. Mis on põhjused? Ei ole oluline, fakt on see, et majandus ei ole kasvanud. Kui keegi ütleb, et Ameerika majandus on kasvanud numbrite järgi, mul on vaielda, on eri arvamusel. Kui me vaatame töökohtade loomist, mitte tööpuudust, vaid töökohtade loomist ja inimesed, kes töötavad, siis nad ei erine Euroopast tegelikult protsentuaalselt inimeste arvu poolest, kes on hõivatud tööjõuturul. Nüüd teine, jällegi ma ei tahaks põhjustest rääkida, aga kui kuni 1970. aastani toimus arenenud riikides võrdsuse kasv, siis pärast 1970. aastat on toimunud võrdsuse kahanemine. Jällegi, kas nüüd Piketil on õigus või mitte, et see ei ole üldse oluline. Ei oluline ka see, kas ma nagu suhtun selle positiivselt või negatiivselt sõltuvalt maailma vaatest. Oluline on see, et kui toimub jõukuse konsolideerimine ja majandus ei kasva, siis tähendab seda, et kellelgi läheb elu paremaks ja kellelgi läheb elu halvemaks. Ja see ei puuduta ainult ettevõtjad või ettevõtlus versus töötajad, et ettevõtjad saavad rikkamaks ja töötajad vaesemaks, ei ole niimoodi, see puudutab tööjõuturgu samamoodi. Tööjõuturg on üha rohkem kihistunud ja kihistub väga. Ütleme niimoodi, et palgad, kes töötavad tehnoloogiasektoris, kuigi see ei ole üldse homogeenne sektor palkade mõttes. Inimesed, kes saavad väga palju palka, lihtsalt on suured ja samas kõigi ülejäänud sissetulek jääb samaks ehk tegelikult kahaneb. Nüüd sinna otsa veel keskpankade viimase, siis pärast 2008. aastat keskpankade roll majanduse elavdamisel on tegelikult raha trükkimine, mis on siis suumunud või lõppenud kinnisvara hindades ja mis omakorda on tegelikult seda veapursust veelgi süvendanud, sest et kui võideldakse tarbijahinna indeksiga, siis unustatakse ära, et need inimesed, kes aasta alguses korterit või oma kinnisvara ei omanud, siis nende võimekus seda kinnisvara omada aasta lõpuks on oluliselt kahanenud. Teiste öeldes, see omakorda kasvatab ebavõrdsust. Ja minu probleem siin on tegelikult jällegi sõltumata maailma vaatest on see, et mitte et inimesed tänavale. See ei ole mu probleem, inimesed lähevad valima. Ja nad ei vali kahjuks siis mitte peavooluparteisid, et kas nad on siis sotsiaaldemokraadid, on need liberaalid või on nad konservatiivid, nad valivad parem vasak äärmusi. Ja see enamus ütleb kaasa mingi probleemi. Ja kui nüüd sellesse konteksti tuua sisse, üritan seda illustreerida siin Gini indeksiga, nagu näete, isegi Rootsis on pärast 1970. aastat on sisuliselt ebavõrdsus kasvanud ja kui me vaatame, kus me oleme Balti riikidena, siis see vahe nii väga suur ei olegi. Nüüd, ja mida see siis tähendab, mida selles kontekstis tähendab Euroopa jaoks või arenenud maailma jaoks, pigem see Euroopa jaoks sisseränne. Ja selge on see, et demograafia jooksid korduvalt läbi, kui me vaatame numbreid, siis
siis siin räägiti aastast 2040 ja 2060, prognoos on ikkagi eriti dramaatiline, et eriti meie naaber Läti paistab siin silma üsna dramaatiliste numbritega. Ja enamasti, kuidas sellist sotsiaalprobleemi lahendatakse riigieelarve traditsiooniliselt või milleks laenama. Me vaatame Euroopa võlgnevust praegu põhimõtteliselt sellega, ei ole võimalik lahendada seda probleemi. Et me räägime kohast, kes elab väga hästi. Tegelikult iseenesest täna on kõik hästi. Räägime riiki vananevast rahvastikust ja räägime tegelikult üha kahanevast laenuvõimekusest. Aga samas on Euroopa piirkondlik magnet, et midagi ei ole teha, et kui me elame kusagil, väike viitaega mul siin. Me räägime ikkagi siis, meie omale tundub ja kui mina räägin, et majandus ei kasva ja inimestel on perseptsioon, et jääb vaesemaks, tegelikult kui me vaatame seda kusagilt Põhja-Aafrikast või Lähis-Idast, siis see on tõenäoliselt, kui ma olen Maroko, 20-aastane marokolane või isegi alžeerlane, tõenäoliselt on keerulisem, siis tõenäoliselt ma ei lähe Sudaani. Väga raske ette, kui ma peaks Sudaani minema. Kui nüüd tahan oma eluolu parandada, siis kõige lihtsam mul ikkagi vaadata Euroopa poole ja katsuda põgeneda kuidagi sinna Lampedusa saarele ja vaadata, kuidas seal hakkama saada. Mis tähendab seda, et see on nagu magnet, et see töötab, et me näeme vananev ühiskond, rahulik, turvaline, rikas ja nii edasi. Tähendab seda, et tegelikult ega valikuid ei ole. Ega selle seltskonnal, kes tahab tulla, on selle põhjuseks nüüd siis sõda või midagi muud. Ega neil väga valikuid ei ole. Ma jätaksin veel rääkimata selle, millest kõlas lava pealt korduvalt ka läbi, siis soolise struktuuri, aga et kes viitan siin Economistile, kes huvitab, see päris huvitav artikkel, kuidas migratsioon hetkel sisseränne mõjutab soolist struktuuri erinevates Euroopa riikides. Aga tegelikult Euroopa on kogemust olemas, et põhimõtteliselt 20. sajandil on olnud üsna mitu migratsioonilainet ja selle üle võib vaielda. Pärast näitan, kas Euroopa on sellega hakkama saanud või mitte, aga põhimõtteliselt ikkagi Euroopas elab üle 50 miljoni migrandi, mis on siis jämedalt rahvastik on 500 miljonit, üle 10%. Kui me räägime veel protsentuaalselt, ma olen siin märkinud Hispaanias, Saksamaal, circa 15% elanikkonnast ei ole sündinud Hispaanias või Saksamaal, sest tegelikult ma olen kuulnud Rootsi kohta arvu 20. 20% iga 5 inimene Rootsis ei ole Rootsis sündinud. Ja seni, tegelikult ei ole Rootsi ühiskonnas probleeme, võin kinnitada seda, et nad ise arvavad, et osaliselt nende majanduskasv põhineb ikkagi suurel osal, pärast jõuan ka sinna, põhineb just nimelt sellel uutel inimestel. Nüüd küsimus selles, et kuidas me neid inimesi siis integreerime. Et põhimõtteliselt on ju küsimus identiteedis. Kuidas inimesed, kes tulevad, ennast identifitseerivad, kuidas nad riikidest ennast tunnevad. Selgelt mul ei ole statistikat, aga seda on võimalik ka tõestada numbritega. Esimese põlvkonna sisserändajad tunnevad ennast reeglina. Ütleme niimoodi, et nad ei ole probleem, sellepärast, et nad on probleemi eest tulnud. Nad on tulnud parandama iseenda ja oma järglaste, parandama ellujäämise võimalust, tõenäoliselt ka majanduslikku siis. Küll aga küsimus on nende järeltulijates, kuidas nad identifitseerivad ennast, mis on nende identiteet, et kui sa oled sündinud ikkagi riigis, mille väärtushinnangud võivad olla suhteliselt erinevad sinu vanemate omast ja kes ei taha sind hästi omaks võtta, et kuidas sa identifitseerid. Ma tooks näiteks siin, mul oli hiljuti õnn kohtuda ühe noore daamiga, kes on kurdi pagulane, põgenenud Husseini vägede eest kuskil 13 või rohkem aastat tagasi, praegu on 21-aastane. Ta rääkis oma lugu, ma ei hakka rääkima sellest, kuidas ta põgenes ja ta tegi läbi täpselt kogu selle sama tee, mida praegu teevad pagulased, kes tulevad sealt kandist. Ja tegemist oli, põgenes ikkagi siis ema koos 2 tütrega, ei põgenenud noored mehed, nagu on legend ja nii edasi, vaid noored mehed siis ehk tema isa reaalselt müüs oma äri maha, läks sõjaväkke ja selle raha eest siis saatis oma naise lapsed minema, isa lasti loomulikult maha kohe. Sai surma ühesõnaga. Siis tema põhiline probleem oli kool. Nii naljaks kui see ei ole, see oli aeg, kus Rootsis migratsioon ei olnud probleem.
Ja ta ütles, et ometi, kusjuures tegemist oli mitteuskliku inimesega, ta ei erinenud riietuse poolest mitte kuidagi, tegemist on silmapaistvalt ilusa naisterahvaga. Ja ta oli koolis probleem, ta kiusati koolis, vahetas koole korduvalt. Ja mida see tähendab? Sai vanemaks, ta oli selge probleem, kuidas ta ennast identifitseerib. Ta korduvalt rõhutas, et ta on Rootsi riigile ääretult tänulik sellest, et Rootsi riik võttis ta vastu, lasi tal üles kasvada, toetas sotsiaalselt. Aga samas see inimene identifitseerib ennast nagu rootslasena. Ta selgelt identifitseerib ja leidnud oma juured. Ta vist läks ära, kas ta oli esimene teine kursus õigusteadust õppis, läks ära tagasi Kurdistani, tilgub Kurdistani ja Rootsi vahet, aitab siis tegeleb naiste ja laste aitamisega, kes on siis Süürias põgenike laagrites ja käib siis, üritab aidata põgenega naisi, kes on siis seksorjadeks ISIS aladel. Ja nii et küsimus, et kui sa ei ole usklik, siis sa tõenäoliselt sa üritad ennast identifitseerida oma rahvusega, kui tõenäoliselt sa ei ürita ennast identifitseerida siis ikkagi selle keskkonnaga, kus sa oled. Ja tulemus on see, et kes on usklikud, võivad leida lahenduse ühel pool piiri ja kes on mitteusklikud lahenduse seal, et nad aitavad neid. Teisiti öeldes haridussüsteemiga või selle, kuidas me suhtume nendesse inimestesse, teise põlvkonda, me loome selgelt pinnase millekski. Kui me ei aita neil ennast identifitseerida, nad ei pea identifitseerida ennast eestlasena, selles mõttes, et mis oleks ilusam, kui seal Läti piiri ääres oleks kamp selliseid murumütsides poisse, tantsivad kaerajaani ja tulevad, isegi EKRE oleks rahulast. Aga see ilmselt ei ole realistlik, küll aga on võimalik neid inimesi integreerida. Nüüd, kui vaadata Euroopa seisukohast, mis on millegi pärast. Kui vaadata nüüd Euroopa seisukohast, siis käid korduvalt läbi ja see on ka Eesti, et Euroopa tööjõud tegelikult on liiga kallis, Eesti tööjõud hakkab muutuma kalliks teatud tööstusharude jaoks. Nüüd reeglina, kui rääkida ka Euroopa poliitikud, siis rõhutakse kahte asja, et väga isegi ei räägita otseselt konfliktist, räägitakse ikkagi, et meil on demograafiline probleem ja meil on tööjõu probleem. Just nagu oleks võimalik süstemaatiliselt homogeensetele inimgruppidele maksta vähem palka. Minu arust ei ole see võimalik, selles mõttes, et kui ma ennem rääkisin probleemist, mis on seotud sellega, et inimesed tunnevad end ühiskonnast mitte välja tõugatud, aga et nad ei suuda ette kujutada, et nad oma elu jooksul suudavad oma majanduslikku heaolu parandada, siis nad tõenäoliselt lähevad ja valivad kedagi, kes meile ei meeldi täna. Siis ma arvan, et siin tekivad inimgrupid, kes võivad olla suhteliselt rohkem rahulolematud. Minu teada isegi, kui seal on mingi religioosne taust, mis võimaldab neil siis kuidagi kinnistuda mingis teatud positsioonis ühiskonnas, aga minu teada isegi Indias alamad kastid on aeg-ajalt hakanud vastu ja mitte ainult praegu. Nii et põhimõtteliselt ühel poolt on meil lootus odavale tööjõule, lootus ja arvamus, et meil tekivad mingid inimesed, kes aitavad vananeval Euroopa rahvastikul lahendada oma sotsiaalhooldusega seotud probleeme, siis ma arvan, et see ootus on ekslik. Pluss on see, et kuidas need inimesed sobivad oma kultuurilise tausta ja väärtushinnangutega Euroopasse. Aga põhiline on seesama nüüd see hariduslik taust, et kas ja kuidas need inimesed sobivad meie tööjõuturule. Ütleme, räägime nüüd esimesest generatsioonist. Esimene generatsioon, nagu ma ütlesin, tõenäoliselt ei ole probleem, küsimus on, kuidas nad tööjõuturule sobivad. Teise generatsiooniga on identiteedi probleem. Nüüd, kes tulevad, siis tõepoolest, et see on nüüd ametlik statistika, kes tegelikult tulevad, ega ma ei tea, aga ametlik statistika järgi ikkagi me räägime süürlastest enne kõik ja räägime afganistanlastest, afgaani inimestest, siis ühesõnaga kohad, kus reaalselt on sõjaline konflikt. Arutleda tegelikult selle üle, et kas neid inimesi peaks vastu võtma mitte, minust Euroopa väärtuste baasil, rääkimata sellest, et me oleme ühinenud erinevate deklaratsioonidega, on ebaeetiline ja ebamõistlik. Need inimesed, kes on hädas, kes tulevad sõjakonfliktist, neid peab aitama. Ja kes nad on? Tegelikult on tegemist inimestega, kui me räägime süürlast, esiteks on noored ja teiseks, kui me räägime süürlastest, siis nende haridustase tegelikult keskelt läbi on kõrgem, oluliselt kõrgem kui keskmisel eurooplasel. Nii et tegelikult sealt tulevad inimesed, peaks olema meile positiivne võimalus, positiivne tööjõud. Ehk teisiti öeldes, sealt peaks tulema sellist positiivset mõju majandusele.
Ja kui me võtame sellise esimese migratsiooni esimese laine sellise mõju majandusele, siis see on täiesti selgelt positiivne. Kui me vaatame Rootsi, mõningatel andmetel Rootsi SKP kasvu, siis see on kuskil 0,7% järgnevatel aastatel on seotud otseselt migratsiooniga, migratsiooni teenindamisega. Et põhimõtteliselt esimeses laines kindlasti migratsioon toob kaasa majanduskasvu. Ohud on selgelt seotud selle sama teise generatsiooni integreerimisega ja integreerimise ebaõnnestumisel siis toimuvad need protsessid, mida ma siin üritasin kirjeldada minu hinnangul. Ja kui me vaatame, mis selle põhjuseks on, siis tegelikult senine praktika kinnitab seda, et sisserändajate võimalused saada haridust on suhteliselt kehvem, sest nad reeglina ka praegu Euroopas kipuvad koonduma teatud koolidesse, kus õpivad samad sisserändajad. Teiste öeldes tekivad sellised, getod on vare öelda, aga tekivad koolid, kes õpetavad peamiselt, on keskendunud sisserändajate õpetamisele. Ja selle tulemus on näha. Kui me vaatame keskmise matemaatika hinde või matemaatika eksami tulemusi, siis on vähesed riigid, kes saavad väga hästi hakkama. Siin hulgas on eelnevalt mainitud ka siis Uus-Meremaa, kus on näha, et sisserändajate matemaatika eksami tulemused on kõrgemad kui kohaliku elanikkonna omad. Me vaatame Euroopat, siis on see tegelikult kahjuks ei ole niimoodi. Nüüd põhimõtteliselt, ütleks niimoodi, kui ma ütlesin maailma majanduskasv on aeglustunud või seiskunud, siis põhimõtteliselt seni ütleme niimoodi, et põhinenud suures osas globaliseerumisel. Globaliseerumine võiks öelda, et ta on sellisel kui ennast ammendanud ja kui siin korduvalt jooksis läbi ka sõda talentide pärast, siis esimene on see, et mis saab olla meeldivam, kui sulle tuleb siia ukse taha talente, kas siis omal soovil või on nad siia sunnitud tulema, seda esiteks. Muidugi, kui me vaatame meie enda positsiooni, siis loomulikult, kui me vaatame meie enda numbreid, keskmisi palganumbreid võrreldes teiste Euroopa riikidega, siis loomulikult on küsimus, et kas meie inimesed tegelikult ei taha siit hoopis ise lahkuda. Pean siiski tegelikult ütlema, et mina isiklikult Eestist lahkumist väljarännet probleemiks ei pea. Nüüd räägiks meie enda kogemusest. Et põhimõtteliselt meie tegeleme Rootsis sellega, et me valmistame ette nende uute sisserändajate vastuvõtmiseks. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et nendel tuleb arveid avada näiteks, sest et neil on vaja samasugust infrastruktuuri nagu kohalikel elanikel. Tundub iseenesest nüüd triviaalne, et mis siis on, et avab arve ära, aga ma võin teile kinnitada praegu, et seoses kõikvõimalike regulatsioonidega, mis puudutavad tunne oma klienti ja rahapesu vastast seadusandlust, põhimõtteliselt, kui mulle astub sisse keegi, eriti kui ta on araabia päritolu ja passi ka ei oma, siis talle sisuliselt arvet avada on võimatu, mis tähendab, et ma ei tea, kuidas talle näiteks riik sotsiaaltoetusi üle kannab, et kas ta annab kuskil nurga taga selle cash'is kätte või mitte. Põhimõtteliselt me töötame praegu koos riigiga Rootsis, kuidas valmistuda selleks ette. Teiseks, meie poliitika on peegeldada oma töötajaskonnas keskelt läbi ühiskonda. Teisest öeldes, see on sugulite baasil mehi, naisi, kuid samamoodi ka nii-öelda välismaal sündinute osakaal meie töötajaskonnast peaks olema ühiskonna läbilõike ka enam-vähem sarnane. See ei ole ainult siis nagu, kuidas nüüd öelda, see ei ole ainult inimsõbralik akt, vaid see on ka hea äri selles mõttes, et kindlasti ei oska meie öelda paremini, mis on vajalik nendele väljapool Rootsit sündinud inimestele, kes ootavad Rootsis pangateenust, kuidas neid teenida. Kindlasti teavad seda paremini need inimesed, kes on nende inimeste hulgast pärit. Ja ma võin näidata meie siseajakirja, kus põhimõtteliselt peaaegu igas ajakirjas meil on mõned sellised edulood inimestest, kes on saabunud Rootsi, kes on reeglina muide väga kõrge haridustasemega ja kes meie oleme väga õnnelikud saades neid tööle, sest me saame inimesi, keda Rootsis nii lihtne ei olegi leida ja tööle saada. Ühelt poolt ja teiselt poolt on nad väga tänuväärne tööjõud. Ja kindlasti ei suurenda ebavõrdsust ühiskonnas. Nii et, ja mida see tähendab, võiks tähendada nagu õppimiseks kohalikele ettevõtetele. Punkt 1 on see, et mina keegi vaataks kõigepealt, kui me räägime massiliselt potentsiaalselt võib-olla siis nagu suuremast sisserändlusest või suuremast hulgast inimestest, et see on nagu turg, kasvav turg ja võimalus, mida neile müüa. Teiselt poolt, kui me saame siia inimesi, kes
räägivad keeli, mida meile keegi ei räägi, kui nad tunnevad kultuuri, mida me eriti ei tunne, siis on see nagu minu arust eksportööridele võimalus läheneda oma sihtturgudele, sest ma ei kujuta ette, et ma suudaksin siin välja mõelda selle, kuidas müüa halal liha Araabia maadele. Tõenäoliselt need inimesed, kes tulevad, teavad seda. Et mina isiklikult vaataks läbi enda kogemuse, et tegemist on ikkagi võimalusega juhul, kui me suudame mitigeerida ohu, mis tuleb nende inimeste identiteedist, nad suudavad leida omale identiteedi koha peal või mitte. Ja kokkuvõttes tahaks öelda seda, et mis ma siis ütlesin, punkt 1, majandus ei kasva, sellest kasvab ebavõrdsus. See ebavõrdsus võib põhjustada, suure tõenäosusega põhjustab meie jaoks, minu jaoks vähemalt, ebameeldivaid poliitilisi arenguid. Varem või hiljem nüüd põhimõtteliselt ebavõrdsust kasvatab ebaühtlane haridustase, ehk siis nõrgemad tulemused hariduses või nõrgemad teadmised. Et kui me suudame, ja see sama puudutab ka sisserändajaid, et teisalt me peame sisserändajate lastega tegelema täpselt sama hästi nagu oma enda lastega, me peame suutma neil tekitada siin kohapeal identiteedi tunde, see identiteet ei tähenda, et peavad tundma ennast eestlasena, kuid aga peavad nad tundma ennast kuidagi siin kindlalt mingisuguse grupi liikmena, vastasel korral nad identifitseerivad ennast kellegi kusagil mujal ja võtavad selle püssi võib-olla. Mis tähendab seda, et peaksime nendest inimesed, kes tulevad, ikkagi suhtuma täpselt samamoodi nagu enda kõrval olevasse inimesesse ja me peame panustama sisserändajate lastesse samamoodi nagu enda lastesse, on minu arvamus. Ja ausalt öeldes, kui keegi peaks tundma vähegi sümpaatiat, siis minu arust oleme need meie, sellepärast, et meie lähiajaloost on sarnased kogemused olemas. Aitäh!